tere! Selles videos seletan teile, kuidas luua kõige lihtsamat joonistusprogrammi. Ehk kuidas teha pliiats, mis hiirt alla hoides joonistab. Selleks kõigepealt on meil vaja tegeliseks pliiaks. Võtame nüüd Sprite 1 kostüümidest ja võtame talle kostüümiks pliiatsi. Nii. Ja ongi meie pliiats siin. Valime pliiatsi ja kustutame nüüd need klassid ära. Alles jääb ainult pliiats. Et nüüd pliiats meile otsast joonistama hakkaks, tuleb meil keskpunkt panna pliiatsi otsa. Väga hea. Nüüd on meil pliiats olemas ja on vaja hakata kirjutama programmi. Selle jaoks, kui klõpsatakse rohelist lippu, siis lõputult korrates, kui hiir on all, siis joonistab ja kui hiir ei ole all, siis ei joonista. Selleks siis peame võtma selle jupi. Nüüd leiame siia vahele, kui hiir on all. Nii. Kui hiirenupp on all. Nii, hiirenupp on all, ongi olemas. Siis paneme pliiatsi alla ja kui hiirenupp ei ole all, siis võtame pliiatsi ülesse. Vaatame nüüd, mis ta teeb meil. Kui hiir on all, siis ta teeb punkte. Ehk siis me soovime, et ta ei jälgiks ka hiirt, et läheks hiire jälgi. Selle jaoks peame olema hiire kursurit jälgima. Võtame nüüd siit liikumise alt. Mine hiire kursus. Ehk siis nüüd ta peaks hiire kursuriga kaasa jooksma. Nii näete, tuligi siia hiire juurde. Hoiame hiirt all ja joonistab. Nii, aga nüüd, et rohelist nuppu vajutades ei oleks ta meil siin üleval nurgas kohe, selle jaoks paneme siia ette, et algaks keskpunktist. Keskpunktiks on meil siis 0 ja 0. 0 ja 0. Vaatame. Nii. Nii, ja läks keskpunkti. Kuid et meil igal uue joonistuse jaoks ei jääks need jooned, siis kustutame need ära. Nii, kustutame ära, vaatame. Võtame rohelist. Nii, ja kustusid ära. Nii. Võtame suuremaks pliiatsit. Võtame pliiatsi suuruseks 5. Nii, 5. Nii, 5. Ilus. Nüüd selleks, et pliiatsi värvi muuta, võtame sündmused, kui vajutatakse klahvi tühik, siis muudame pliiatsi värvi. Muudame pliiatsi värvi. Muudame 25 võrra, siis on hästi näha värvi muutus. Nii, katsetame nüüd. Hakkame keskelt, joonistame sinist, vajutame tühikut, joonistab lillat,
roosat, mis nüüd, oranži. Nii, aga tore oleks teada, mis värvi ju tuleb ka pilt. Selle jaoks muudame ka pliiatsi enda värvi. Ehk siis võtame pliiatsi välimuse alt, muudame tema värvi, muudame ka 25 võrra, siis pliiats ja pildivärv, eks joonevärv oleks sama. Vaatame, kas töötab. Vajutame, muutis roheliseks, teeb rohelist joont. Nii. Tumesinine, lilla, oranž, kollane. Ei tee. Nii, mis meil siin puudu on? Esialgu peame panema ka pliiatsi värvi samaks, milleks on pliiatsi kestavärv. Selleks valime efektil värvi, valime ta kollaseks. Efekti värv juba on meil kollane, seega meil on vaja pliiatsi värvi muuta. Võtame pliiatsi värviks, võtame kollase. Valime pliiatsi värviks, kollase. Vaatame nüüd, kas ta teeb. Nii. Alustame. Nii. Teeb oranži, muutsime rohelise. Ja tundub, et töötab. Nii. Ja sellega nüüd olemegi teinud ühe väikse lihtsa joonistusprogrammi. Jõudu!